Tere minu poolt kõigile siis. Kuna siin osalemiseks pean töötama RIT-is, siis sellepärast ma seal RIT-is olengi. Olen sellises olukorras, kus ma siis hüppasin jooksvale rongile peale, ehk siis ma räägin teile natukene riigi arvutitöökohast pilvest üldiselt ja mis on siis seosed siis meil ka riigipilvega. Need on meie kaks kliendi põhiolekut, kus vasakpoolne inimene on siis, et ei saagi aru, et arvutitöökoht on, see on temaks nähtamatu, teeb oma tööd, pole probleemi. Ja siis on loomulikult see teine pool, kus siis ei tööta selliselt nagu peab ja kui arvutis ei tööta midagi, siis on arvutitöökoht loomulikult süüdi. Ehk siis need on need kaks põhiolekut, mis meil tavaliselt kliendil tunnetus on, kui midagi ei tööta nii nagu peab. Aga ma räägin teile natukene tausta ja ennem kui ma sinna teenusest täpsemalt räägin, et palju teist on lugenud riigi arvutitööga standardteenuse, mis see üldse on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 inimest siit majast, või kes siis siin praegu hetkel on. Ei ole väga palju. Aga ma räägin teile lihtsalt taustast, et mis see on, miks ma seda ka teie käest küsin, on see, et kui paljud mõtlevad, et mis siis arvutitööga standardteenus on, siis nad mõtlevad, et see on mingisugune kõik saavad ühe joonlauaga ühe tüki ja siis see on see teenus, mida me pakume ja siis olete rahul või ei ole, et siis tulete ise võtate ja vaadake ise, kuidas edasi saate. Et see päris nii ei ole, nii ei olegi. Et me räägime ikkagi arvutitööga standardist kui sellest baas miinimumvajadustest, et tagada seda, et te saaksite hästi oma tööd teha. Ja selleks, et seda nagu teha või tagada, on tegelikult vaja teil mitte ainult seda riistvara tükki, mis teile laua peale loobitakse, et kui see oleks nii lihtne, siis oleks päris hea lihtne teenus. Aga tegelikult on selleks vaja kõike muud ka. Ehk siis tegelikult see koosneb mingisugusest riistvaraunnikust, see koosneb mingisugusest tarkvarapakettidest, hunnik litsentsidest ühele teisele poole, mingid inimesed peavad seda tegema, tagama, supporti teile pakkuma. Ehk siis kui me mõtleme, millest see koosneb, siis on kuskil 30% sellest on riistvara, 30% on sellest siis tarkvara ja siis kõik see ülejäänud on tegelikult kogu see inimeste spetsialistide hulk, kes tegelikult seda teenust loovad ja tagavad teile. Ja selleks siis vaja ongi tegelikult siis nagu põhimõtteliselt 3 komponenti, et see on see põhi, millest see teenus koosneb. Ja standardteenus on siis see miinimumvajaduste pakett, ehk siis ja sinna tuuleb juurde, mul on üks hea pilt ka, selle pildi alge tegelikult on Andri onguski siin, Andri on seal, ehk siis, et mis asi see riigi poolt pakutav arvutitöökoht on, ehk siis ma kujutan seda ette kui silmana, ma olen ka seda rääkinud kui koogina, et mõlemad nii-öelda siis sobivad, aga see standardtöökoht on siis see keskmine osa, see alus kõigele, et üldse seda teenust tarbida. Ja see koosneb siis põhimõtteliselt see, et sul on tegelikult miinimumvajadustele vastav siis riistvara, tarkvara ja kõige olulisem osa, mis siis teeb selle töökoha täna nii-öelda siis, miks me räägime ka, et tänapäeva pilvest on siin, on siis see ühistöökeskkonnad, mis siis tegelikult tagavad see, et meil kõigil töötajatel oleks siis mugav siis teha seda ühisloomet, koostööd erineval viisil, infovahetuses kuni siis mingisugune seadusloomeni välja. Ja sinna otsa siis on meil tegelikult vaja teile pakkuda modulaarsust. Kõik, kes meie praegused kliendid ja siis tulevad potentsiaalsed kliendid, on vaja pakkuda teie töörollidele või vajadustele vastavat siis töökohta. On selleks võimekam riistvara, on selleks vajalik tarkvara hunnik või mingisugune erivajadus või mis iganes see on, siis lõpuks see on see asi, mis selle konkreetse ametile või rollile või mis iganes teil seal on, peab olema suuteline tagatud töökoht, et ta saab oma seda rolli täita. Ja see peab olema piisavalt hea ja tänapäevane töövahend, et ei oleks nagu siis töö parsitud, ehk siis kui sa võtad endale tööle mingisuguse, võtate endale tööle tippspetsialisti arendaja, lööd talle ette mingi kontori Windowsi arvuti, kui tööviljakus on, kui hea on, vist mitte väga hea. Ja kui see nii-öelda miinimumstandard on suudetud pakkuda, siis meie asi on leida need viisid ja väärtused, et te saaksite seda kõike teha. Siis ongi loodud selline, mina nimetan seda siis teenust silmaks, on see, et meil on see standard, millele me pakume peale siis lisateenused, mis need on lisateenused, on siis sellised asjad, mida saab üheti pakkuda siis erinevatele meie klientidele, ehk siis me saame ühtlustada või siis osaliselt ka standardiseerida siis seda väärtusloomet seal.
Ja siis lisaks on see, et on ka siis tegelikult hunnik eri lahendusi, mis siis tegelikult on väga kliendispetsiifilised, mis lepitakse eraldi siis kokku. Ja need on niisugused need lisaväärtusteenused, mida te saate siis selle läbi arvutitöökoha põhimõtteliselt tarbida. Ja need on nagu väga seotud siis kogu selle standardteenusega, ehk siis standardteenus on selle alus ja sinna juurde siis me saame vastavalt siis selle kliendi vajadusele selle väärtusloome tekitada. Nii, aga hästi lühidalt, ma detaili siin ei lähe liiga palju, et mis on need, et lihtsamini teil mõista oleks, et mis need näiteks lisateenused on, et kohe me räägime sellest pilvest ka natuke täpsemalt, aga lihtsalt hästi nii-öelda siis etteruttavalt on see, et üks osa näiteks ongi see, et kui see meie standardteenus põhineb tegelikult pilvelahendustel, ehk siis tegelikult aluseks ongi siis Microsofti pilv, varsti räägin, siis on see, et tegelikult kõigile see pilv iga töörollile ei sobi ja selleks on näiteks vaja pakkuda siis lokaalseid lisateenuseid. See tähendab seda, et on näiteks mingi failimajutus või failiarhiivi jaoks on vaja nii-öelda siis lokaalset kettapinda, et siis on see, et kus me koostöös selle nii-öelda teenuseloome loome ja kuidas see väärtuspakkumine tuleb teile. Samamoodi on siis tegelikult, et lisateenus on hästi standardne tegevus on printimine. Kui standardi osa on siis see print server ja kuidas see on, siis lisateenustel on see, et kuidas siis tegelikult teie vajadustele vastavalt siis saab pakkuda siis erinevaid printereid, vajadusi, mis on siis turvalised ja kõik sinna juurde, ehk siis see on nagu üsna piltlikult öeldes see on see, et te saate ise valida siis, et see vastavalt selle mahule või lokatsioonile siis saate endale neid printereid vajadusel juurde tellida või kuidas on. Ja siis need erilahendused. Ärimaja lahendused on niisugune, nagu erasektoris pakutakse igasugused multimeedia lahendused näiteks, eks, mis siis on vastavalt teie konkreetse lokatsiooni, ruumi, vajaduste eripärale üles ehitatav süsteem. Ehk siis see on nagu üks näide. Avalik töökoht on siis näiteks mõni kioskisüsteem. Et need on niisugused, mis on erilahendused, mis on siis tegelikult lisaks sellele, mida me standardina pakkuma peame riigis, need on need lisaväärtusloomed, mida me saame nii-öelda mõistlikult teha. Aga seda me tegelikult disainime kõik koos. Ehk siis mina olengi siin tegelikult siis nii-öelda ärijuhina, kellega koos ma tahaks seda kõike üles ehitada, et me suudaksime pakkuda teile väärtust. Ehk siis, kui me seda väärtust teile pakkuda ei suuda, nagu väga pointi pole. Ja siin ma tahan jõuda sinnani, mis ka Birgit rääkis, Birgitist pani jooksu, aga võrdlus erasektoriga, ehk siis kõik asju tuleviku vaates me kindlasti ei ole ise mõistlik teha. Ja mõte ei ole see, et RIT konkureerib erasektoriga siis tegelikult teenuse pakkumise vaates. Et kui erasektoris on see teenus odavam, mõistlikum pakkuda, siis see ongi see, et kuidas ja mil viisil me saame seda riigis mõistlikult koos teha. Aga ma räägin siis, millest siis on, ehk siis me oleme riigi pilvepäeval põhimõtteliselt, siis ma lihtsalt räägin korra, et mis on need eelised, miks üldse peaks seda riigi arvutitöökohta eelistama. Kuluefektiivsest me korra räägiti, et see praeguse hetkel viimase uuringu kohaselt on siis -1%. Põhimõtteliselt nii-öelda siis marginaali piires on see, et see on erasektoriga praegu võrreldav hind. Meie asi on siis tagada, et see oleks ka piisavalt jätkusuutlikult kuluefektiivne, et nii-öelda me ei vasta seda, mida me seda väärtusloomet teha saame, mida me seal automatiseerida saame, mida me saame sealt lihtsustada või mida me saame nagu osaliselt erasektoris sisse osta või mis see kõik, kuidas see on. Meie asi on hoida siis see, et see oleks nagu konkureeriv hind ja mõistlik nii-öelda väärtusloome siis, mida teie saate tarbida. RIT koondab siis enda juurde siis vastavalt sellele, et seda kõike seda pakkuda, seda väärtust siis selle kompetentsi, et sellest tulebki see kompetentsikeskus, et meil on näiteks siis ühistööteenuste vaates tootejuht, kes tegelikult suudab siis selles läbi mõelda, et mida te peate tegema, et seda nagu edukalt seda toodet endale kasutusele võtta, millised koolitused teil võiks vaja olla, mismoodi seda rakendada, mida võiks veel, kuidas see ülesehitus on. Ja tema aitab siis teie mõned peakasutajad või kuidagi asutuse nii-öelda siis võtmeliiget, kuidas seda kõike teha. Ja siis kõige põhiliselt, miks ka RIT siis loodud, mida mina lihtsustades mõtlen, on see, et väga loodetavasti siis, et väga paljud te tegelikult ei taha tegeleda see arvutitöökohaga. Ehk siis tegelikult teil asutusel või siis milleks teie organisatsioon on ellu kutsutud, ei ole arvutitöökohta pakkuda. Ja tahaksite keskenduda oma põhiärile, selleks on mingisugune hunnik teenuseid või tooteid, mida te siis pakute oma klientidele või siis oma maja siseselt. Ei ole vist väga paljud need, kes tahavad ise seda arvutitöökohaga tegeleda ja siis tahaks tegeleda selle põhiäriga just.
Ja need ongi need suunad, need põhiasjad, mis on siis meie eelised, et meie saame keskenduda sellele, arvutitöökoht on meie äri, meie asi on pakkuda teile head teenust ja te peaks selle muretsema, et oleksite see vasakpoolne klient, ehk siis õnnelik, et te peaks kunagi muretsema, kas ja kus viisil see arvuti töötab. Aga siis räägime sellest uuest arvutitöökohast, mida nimetatakse siis nellitavat arvutitöökoht 2.0, uus arvutitöökoht, aga ta on lihtsutades, ta on tegelikult loomulik edasiareng selle arvutustöökohale, mis eelnevalt oli. Eelmine töökoht disain, ma võin siin eksida, Maitsa võib nüüd parandada, et selle alusplatvorm, mis ehitati välja 2012, kui see alustati vist seal ehitamist, millest nii-öelda vana arvutitöökoht siis see platvorm koosneb. Eksin? Umbes sealkandis. Ei oska öelda, okei. Aga ühesõnaga, kui me räägime tänapäevastest teenuste kasutamisest, platvormidest, siis kogu selle alustaristu ja selle uuendamine siis on olnud niisugune suur väljakutse RIT-ile. Nagu ma korra mainisin, et ma olen rongile nüüd poole pealt peale hüpanud, et üritan aidata ühte olulist asja, mis on natukene varju jäänud, on see, et tuua sisse rohkem seda kliendikesksust. Ehk siis, kui see esialgu see teenus loodi või arendati, siis seda kliendi tagasisidet oli natuke liiga vähe. Et oli, loomulikult ei saa öelda, et lihtsalt RIT istus kuskil, tegi midagi valmis ja siis nüüd me sööme seda kõike. Pigem on see, et tuuagi see, et selle väärtusloomet, mida te vajate sinna rohkem sisse, kasutaja mugavusest kaasa arvatud, ehk leida see tasakaal turvalisuse ja kasutusmugavuse vahel on niisugune alati hea väljakutse. Aga mis on meil siis arvutitöökoha pilves? Põhimõtteliselt kõik. See arvutitöökoht, kui te selle kaane lahti tehete ja ühistööd ja kõiki seda tegevusi teete, saadate e-maili, suhtlete, see on kõik nüüd uues töökohas pilves. Kaasa arvatud see konto, kuhu te sisse logite. Ehk siis, kui me sellest mõtleme, see sisse logimine toimub teil põhimõtteliselt siis avaliku pilve. Ehk siis te suunate, lähete, logite sisse Microsofti pilve, te teete meile, vahetajate sealt, suudate, kui keegi saadab siis sealt meili välja, see on läbi pilve põhimõtteliselt, te teete SharePointis siis ühisloomet, jagate faile, see on pilves, isiklik kaust, ehk siis OneDrive, see on pilves, siis enamus need rakendused, ehk siis need on tegelikult lihtsalt kas väike paksklient või siis veebipõhine, see töö, see andmed on kõik pilves. Ehk siis arvutitöökoht kui selline uus keskkond ongi pilvepõhine platvorm, mida te siis saate mugavalt hästi lihtsalt kasutada. Ja kogu see ühisloome ongi siis pilvepõhine. Aga miks? Mis see eelis, mis see on, kui teie kui klienti, kui te vaatate siit praegu, mis see point on, miks nii seda üles ehitatud on hästi lihtsad vajadused, mis on nagu ma arvan, et aastakümneid olnud probleemiks. Ehk siis, kui näiteks ühisloomet vana töökoha vahel tehti, heal juhul oli selleks mingi SharePointi sait, halvemal juhul oli see, et saadeti Exceli fail 20 kliendile, tagasi tuli 21 faili ja keegi pidi need kokku panema. Et see oli ühisloome. Ma üldistan, aga lihtsustan, aga mõte on see, et tegelikult see annab võimaluse reaalajas teha koostööd. Vahetada faile, ühiselt redigeerida Excelit, sisufailile, seadusloomed, mis iganes see on, mis sealt tuuakse, siis annab selle võimaluse reaalselt teha igapäevaselt hästi lihtsalt koostööd. Seda vahetada, seda ühiselt redigeerida, teha sellest kohe jooksvaid koosolekuid, mis iganes see vajadus on, see annab selle võimekuse seda teha, mis on tegelikult küsitud. Ma arvan, et vist keegi ei tahaks meist tagasi minna Skype for Businessi peale, kui meil Teams on kasutusel olnud. Võib-olla mõni on. Aga see annab ka võimaluse see, et see kättesaadavus on tagatud igalt poolt. Seal on, panen tärni juurde, see on klausel, eks. Praegusel hetkel on see, et seda kättesaadavus ikkagist on RIT-i töökohast, ehk siis see peab olema meie töökohast, kus sa lähed sellele keskkondadele ligi ja saad nendele andmetele ligi. Seda piirangut on võimalik võtta, eks mingi teatud ohuolukorras või mis iganes see olukorras riigis on, seda on ära võtta, et sul põhimõtteliselt igast seadmest on võimalik seda ühisloomet teha, ehk siis kui te olete kuskil siis Office 365 kasutanud kodus, see on samamoodi, lihtsalt praegusel hetkel on see meie vaates, on see piirangutega tagada siis andmete terviklikkust. Turvalisus. See on lihtne see mõõde, mida siis mõõta sellest, et mida me saame, kui me kasutame siis avaliku pilveteenuse pakkujat siin konkreetses mõistes siis Microsofti, et pakkuda siis seda ühist teenuseid. Kui ma
ma võin eksida, aga vist oli 2 aastat tagasi, kui nende umbes eelarveline investeering nii-öelda siis oma lahenduste turvalisus oli vist $1 miljard või. Riigil on üsna raske võistelda sellise investeeringutega, selliste lahendustega ja samas jätta kasutusmugavust ja et oleks ka siis võimalik seda igal pool kasutada, siis need lahendused annavad selle võimaluse tegelikult meil seda kõik kui teenust tarbida. Kui me seda ise ehitama hakkaksime, sarnast toodet või teenust, siis RIT vist 5-kordistuks, 10-kordistuks, et jõuda üldse sinna kuhugi lähedalegi. Et see on võimalus tegelikult tarbida tänapäeva teenuseid ja turvaliselt. Seadest sõltumatu on siis see tegelikult hetkel on meil toetatud Microsofti platvorm, töös on, et me saaksime Apple ökosüsteemi sisse liita, tulevikus ka Linux, aga lõpuks on see, et ei ole tähtis, kuidas sa neid ühist keskkondi ligi pääsed mobiilist erinevatest arvutist, et need on enamuselt on veebipõhised. Ja mis on üks oluline tähtsus, mis on see, et miks ka tegelikult riigis on hästi levinud, on see ühtne kasutuskogemus. Kui te mõtlete selle peale, siis see on see, et tegelikult kui statistikat uskuda 90% töökohtades, mis siin internetis riigis käib, on Windows. Koolist maast madalast õpetatakse sul Office'it ja neid sarnaseid tooteid, mis on, kui sa tööellu tuled, siis need on sul kohe nagu üsna käppas, et sul ei ole väga suurt õpikõverat. Ja see õpikõver, mis siis selle meie töökohale tulles on ka üsna madal, küll on natuke teistmoodi võib-olla või mingi meatud piirangutega, aga siis see õpikõver või see kasutuskogemus on kõikjalt ühtlane, ehk siis kui see inimene liigub näiteks või õpib asja juurde, siis see teadmus, see oskus, need kõik nii-öelda säilivad. Ja see ühtlane kasutuskogemus aitab ka nii-öelda siis seda töö efektiivsust hoida, et ei ole erinevad töövahendeid, ei ole erinevad formaate, vaid ongi ühtlustatud see ühisosa. See ei tähenda, et neid teisi vahendeid ei ole, vastavalt siis selle vajadusele või rollile või mis iganes see on, et see ei ole mõte nagu suruda kõiki ühte joonlaua peale, aga see annab selle võimaluse, et meil tegelikult on ühtlane kasutuskogemus. Et see töövõit on tegelikult sellest päris suur. Aga räägime siis korra sellest riigipilvel ka, et miks ma siin üldse täna rääkima tulin ka, et riigipilv on siis suunatud nendele äriteenustele, mis siin on erinevalt räägitud, korra ka seina peal oli sealt, et mis äriteenuseid juba pakutakse siis läbi riigipilve. Arvutitöökoht on ikkagist mõeldud siis selle töökoha keskseks tarbimiseks, nende andmete igapäeva töö hoidmiseks, mitte siis äriteenuste mingi andmete majutuseks või tegevusteks, mida on ajaloolistel põhjustel tegelikult ka praegu kasutusel. Ehk siis lihtne näide on see, et kuidas mingi ärirakendus siis seostub arvutitöökohaga, näiteks see rakendus on seal peal, ta salvestab mingi hunnik andmeid seal, hoiab neid andmeid seal arvutitöökohas, mis tegelikult äriteenuse vaates võib-olla ei ole väga mõistlik tegevus, sest et kui me võtame selle hinna, mida siis näiteks Taavi suudab selle kettapinna pealt pakkuda ja mis on siis arvutitöökoha vaates oleks pilve vaates, et hinnad ei ole üks ja sama. Arvutitöökoht on kallim sellise ketta mahutavuse pinna vaates. Ja mõte ongi siis see, et miks ma ka natuke tahtsin rääkida, et see ongi see, et riigipilve on selleks ideaalne koht. Ja riigipilve näiteks ka meie kasutame põhimõtteliselt riigipilve selle lokaalse platvormide ehitamiseks, et pakkuda siis neid lisaväärtused, lisateenused, mida siis teie kui klientidel saate tarbida. Et ei oleks kinni sellega, et meil on ainult ühte viisi, üks platvorm ja seal te elate ja siis kas võtate või võtta. Et me tahame pakkuda head teenust ja selleks on meil tegelikult meil on vaja paindlikkust luua ja me kasutame samamoodi siis seda platvormi, et pakkuda siis mingid teatud lisateenuseid, kas läbi riigipilve või siis kasutame riigipilve alusplatvormi, et siis sealt see Nutanix siin korra pildis ka on. Ja ta on ka meie jaoks see ideaalne koht, kus kohast siis neid lisaväärtust tegelikult pakkuda, mis on siis mitte arvutitööga otseselt kesksed, aga te saate tarbida siis seda erinevates nagu tegelikult äriteenuste vaadetes erinevates kohtades. Et ma liigun korra siit edasi. Miks ma sellest korra räägin, et see, et praegu on hetkel meil klientidena uuel teenusel 5 klienti nüüd või. Täna hommikul siis, kui me siia tulime, siis just oli uus klient, eks Sotsiaalministeeriumiga liitumas. Töö käis, kui me tulime veel siia, et käis arvutite vahetus, käis seadistamine, andmete kontrolli, kõik, mis sinna kaasneb. Et me ei ole selles kohas, kus me saame kõike automaatselt ideaalselt teha, et me õpime ka praegu, ehk siis see on see koht, kus kohas meil on see aasta meil nii-öelda stabiliseerimiskoht, ehk siis see teenus, mida me lõime, vajab täiendamist.
me peame ise sellest õppima, mis meil on tehtud, kuidas liitumine paremaks saada, kuidas platvorm paremaks saada, et me saaksime seda mahtu suurendada. Aga suures pildis meie ambitsioon on see, et ei oleks riigis asutust, kes ei tarbiks meie teenust, ehk siis eriti arvutitööga vaates, ka riigipilve vaates, on see, et meie asi on pakkuda head teenust, see ei ole kohustus, vaid see on võimalus, ehk siis, et teie saaksite keskenduda põhiärile, mida kiiremini selle liitumise osa me saame tööle ja teie sisendi kätte, et mida te päriselt vajate arvutitööga vaates, seda lihtsamini saame meie ennetavalt seda teha, planeerida, saada see asjad paika. Ma toon lihtsa näite, ehk siis toome MKM-i näiteks. Meil MKM-i liitumisprotsess võttis aega umbes kokku 3-4 kuud. 2 kuud sellest oli eelanalüüsi faasi, ehk siis kus kaardistati üles andmed migratsiooniks, mis ärirakendusi kasutatakse, mis peab tegema, pandi see nii-öelda paika seal, mis see kõik vajab teha. 2-3 päeva läks migreerimine, see oli siis umbes natuke vähem kui 200 inimest. Ja siis oli järeltegevused, ehk siis need ootamatused, need ettenägematud olukorrad, mida me siis pidime lahendama. Ja see oli lainetusena nii umbes, võttis aega meil 6 kuud. See on nüüd juba paremaks läinud, et me oleme oma vigadest õppinud, aga see on niisugune see umbes orienteer, mida me saime kuskil paar kuud tagasi teha. Ja kui me saame selle selle eeskaardistuse tehtud, siis me teame teie vajadusi palju täpsemalt. Need, kes on juba praegu meie kliendid, on lihtsam, ehk siis meil on andmed olemas, aga meil on ka see mõte, ehk siis, et kui teil on nagu huvi ja tahtmine, siis tegelikult siit ongi see üleskutsena siis see, et andke meile märku, et kes olete juba valmis praegu sellega peale mõtlema. Me alustame selle vastavalt enda siis võimekusele loomulikult see liitumist, et meil on selle aasta teekaart on üsna juba täis, aga sellest etteruttavalt tegelikult see kaardistus, kui me vaatame, meil on jäänud umbes 3 kuud tööaega selle aasta lõpuni, siis me saaksime tegelikult vaadata, et olenevalt teie suurusest, olenevalt vajadustest, me saame seda liitumist tegelikult võib-olla siis vahele võtta, töösse võtta niimoodi, et see ei segaks meie seda tervikvaadet või teekaarte. Ehk siis minu üleskutse teile on see, et andke märku meile, kui suures valmisolekus tulete ja alustame siis seda läbirääkimisfaasi, et kuidas me saame teid ja kuidas me saame teile arvutitööga teenust pakkuda. Ja siit ma paneks punkti praegu. Aitäh! Ma loodan, et on küsimusi ka. See on alati niisugune küsimuste koht, kus on inimestel... Ma ei tea, kas sa tahad teada, aga saladuskatte oleme öelnud, et sul on kõige rohkem küsimusi. Aga jah. Kas sa rääkisid väga segaselt või see on väga kuum teema, aga austades inimesi, kes on koha peal tulnud, ma siiski annan alati esimese võimaluse saalist küsida. Kas meil saalis on küsimusi? Soenete. Võtan siit kiiresti. Kõige populaarsem, kuna küsimusi on võimalik üles hääletada, upvote'ida, kõige populaarsem oli, kas on tulevikus plaanis pakkuda Linuxi või Maci arvuteid? Ma vist korra seda rääkisin, jah. Et siis see aasta on juba töös, et me saaksime Apple ökosüsteemi toetada. Meil on plaanis siis katsetada kõigepealt, et kuidas see sobitub ja läbi proovida, et need ühiste teenuste ja need rakendused töötavad sama hästi kui Windowsi platvormil. Ja järgmine aasta tõenäoliselt on see, kus me vaatame peale Linuxi platvormile, et kuidas me saame seda mõistlikult pakkuda. Aga see on võimekuse loomine ikkagi, sest meil ei ole praegu seda võimekust. Kes vastutab Microsofti pilves andmete lekkimise eest ja kuidas toimub sarnaste riskide maandamine, näiteks Teams? Sa mõtled, kas... Mina ei mõtle midagi. See küsimus on siis, ma eeldan, et see, et kui Teamsist andmed lekivad. Ilmselt. Selle pilve kasutuse võtmisega tegelikult asutus peab ise hindama, millist andmeid ta töötleb siis konkreetselt siis selles Microsofti pilves. Ta peab arvestama sellega, et tegemist on kolmanda osapoole pilveteenustega. Ja ta enne, kui ta liitub, ta tegelikult teeb siis andmealase mõjuhinnangu, mis selle kõige õigem nimi. Andmekaitsele mõjuhinnangu vist on see õige nimi, et ta hindab ise seda, mida siis sinna andmestikku satub. Ehk siis, et kas ja kui suur see risk on ja kas see on aktsepteeritav või mitte. Kui see ei ole aktsepteeritav, siis korra ma rääkisin ka,
meie asi on siis leida võimalus, et pakkuda teile lisateenustena see võimalus, et teatud info siis ei oleks seal. Aga ikkagi, kui nüüd töökoht mõni amet võtab teie teenuse, kasutab, andmed lekivad, kes päeval vastutab? Arvutitöökohas olevate andmete eest meie ei vastuta. See on sama nagu riigipilve puhul, ehk siis Taavi tegelikult ei vastuta riigipilve teenuste sees olevatest andmetest. Kui hästi, loe lihtne, on näiteks SharePointi õiguste haldusega, kas või RIT-i klientasutuste piires? Kas sa saad uuesti korrata seda küsimust? Kui hästi on näiteks SharePointi õiguste haldusega, kas või RIT-i kliendiasutuste piires? Ma ei ole kindel, et ma sellest küsimusest õieti aru saan, aga kui siin on mõeldud, et kuidas need õiguste haldus käib, siis see on kõik seotud siis selle pilve identiteediga, kus siis vastavatel sarnaselt nagu, see on põhimõtteliselt nagu, kes teab, mis on Active Directory, on see sarnastelt õiguste gruppide ja asjade menetlemine, ehk siis inimene on õiges õigusgrupis, ta saab ligi sellele seotud või siis sellele pinnale või sellele andmestikule ja that's it. Et midagi väga keerulist ei ole, kui ma sain küsimust õieti aru. Kui 2 erinevat asutust kasutavad teie ATK teenust ja me tahame omavahel nüüd SharePointis midagi jagada, share'ida koos... Siis see on õiguste lisamine ja see on omavahel kokkuleppimine, mida te siis näete ükstemal. Et meie teie eest ei otsusta, kas ma ei tea, MKM-i andmetele saab ligi näiteks Sotsiaalministeerium, aga see on nii-öelda, kui see on omavahel kokku lepitud, siis seda saab teha tegelikult. Kui kõik on pilves, kui pikk on logide hoidmise aeg? Kui kõik on pilves, kui pikk on logide hoidmise aeg? Täpselt nii on küsitud. Huvitav küsimus, ma vist 3 standardlogi, selles suhtes seal on 3 kuud siis vist. Kas eraõigusi omav arvuti kasutaja läheb standardi või erilahenduse alla? Kas mis asi? Eraõigusi omav arvuti kasutaja, ma ei tea, järelikult mingi erandeid tehtud kuidagi. Äkki sinna mõeldud see nii-öelda klassikaline bring on device või selline viis. See on ka meile osaliselt laual, ehk siis tuleb läbi töötada, kuidas ja mis viisi me saame seda pakkuda. Ehk siis, et ühistööteenustele näiteks teatud piirangutega ligi pääseda siis oma isiklikust arvutist. Ma arvan, kui see on seda küsimusele seda mõeldud, aga praegu mul ei ole selget vastust, et kuidas ja mis viisi seda tegelikult hästi teha saab. Et see on nii infoturbeline kui ka siis nii-öelda teenuseline risk, et mida me peame läbi mängima. Siis kui konto ja andmed on Microsofti pilves, kas arvuti töökoha olulised funktsioonid, näiteks sisselogimine, suhtlus, meilid, dokumentide ligipääs ei toimi pärast välisühenduste katkemist? Sisselogimine peaks toimima, aga siis, kui välisühendus on maas, siis nendele andmetele selles otsas vist ligi ei saa. Et kui varundatakse nii-öelda lokaalselt, siis on võimalus nii-öelda siis teha, olenevalt siis olukorrast. Me räägime siis siin juba kriisi olukorrast, et vastavalt sellele. Nii, kas saalis tahab keegi küsida? Kui ei taha, siis vabastame Kaupo ülekuulamisest. Aitäh! Aitäh!